Kohe hakkab siin Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni ruumides arutelu, kuidas on võimalik, et Keskerakonna juhtimisel kogu aeg sattusid igasugused videofilmide ja muude taoliste teenuste hanked just ühe seltskonna kätte ja seda arutelu juhib Keskerakonna esindaja, nii et komisjoni liikmete esimene küsimus on ilmselt, et kas Anastasia Kovalenko-Kõlvart on õige inimene ikka siin laua otsas istuma. Aga olukorras, kus ka tema abikaasa on üks osapool ka lepingu allkirjastamistel, siis mõttekoht, mida komisjon peaks arutama. Ma näen väga selgelt seda probleemi, et Tallinna linn süstemaatiliselt on siis toetanud mitte eestimeelsete inimeste ringi veendumuste levitamist. Mina eelkõige esindan siin Riigikogu komisjoni, et mind on valitud seda juhtima ja minu jaoks on oluline, et ükskõik mis teema on käsitlusel, kus on näha, kas on vajalik seda arutada, kus on näha, et on võimalikud probleemid, siis ma arutan seda. Bešedin ja tema lähikondsed ning nendega seotud firmad on saanud linnalt kokku 800 000 eurot. Summasse kuuluvad nii pereliikmete palgad linnasüsteemis ja volikogus, aga samas ka toetused kodurahuprogrammist, kus raha antakse taotlusvoorude alusel. Lisaks Oleg Bešedini MTÜ-le, kes sai toetust imelike dokumentaalfilmide tegemiseks. Me jõuame sealt Dmitri Budõlini judoklubini, kes sealt regulaarselt sai toetust, siis me jõuame sealt Maksim Volkovi komöödiaklubini, siis pikalt seda komisjoni juhtinud Vadim Belobrovtsevi ema MTÜ-deni. Isamaa, kes teeb Tallinnas Keskerakonnaga koalitsiooni, ootab samuti vastuseid. Nad ei allkirjastanud algset infopäringut Tallinnale, kuid nende sõnul lihtsalt sellepärast, et neilt ei küsitud allkirja. Sellepärast on nagu väga kurb, et see, mis täna ka toimus, on see, kui me komisjonis arutame mingid küsimusi, kus osad saadikud, näiteks mina ei ole teadlik, ei see, mida me küsisime ja ei ole saanud ka vastuseid ja siis me räägime nagu kahest erinevast maailmast. Nii-öelda probleem on, kui me vaatame seda mahtu, mis täna on, eks ju, ja vaatame nii-öelda, küll see on tagantjärgi, eks ju, teatud inimestele kahtlustusi esitatud, kes teenuseid osutanud, et isegi kui me ajalugu ei saa muuta, siis see tänu nendele aruteludele on võimalik tulevikus mitte vigu teha. Komisjon tahab põhimõtteliselt teada, kas erinevate linnaosade ja asutuste maksed viitavad poliitilisele suunisele. Tõesti, erinevad linnaasutused on tellinud härra Bešedinilt meediateenuseid, videoklippide tootmist, reklaamide tootmist, sotsiaalmeedia postituste edastamist, subtiitrite koostamist, seda on olnud aastate vältel. Lepingud ja maksed polnud ebaseaduslikud. Komisjonis tõstatus küsimus, kas seadusi tuleks muuta, sest kuigi Venemaa mõjutustegevus on reaalne, ei tohi automaatselt kedagi hangetelt välistada, isegi kui tegu on Kaupo aastaraamatu kangelasega. Meil on siin ju mitmed MTÜ-d ja mingid aktivistide seltskonnad, kelle eesmärgid langevad otseselt kokku Kremli strateegiliste eesmärkidega, aga nad on Eestis legaalselt registreeritud, tegemist on seaduslikult Eesti elanike või Eesti kodanikega, vabas ühiskonnas tuleb lasta neil toimida. Detsembri alguses kohtub komisjon Kaupo juhiga. Soovitakse teada, mis asjaoludel satub inimene Kaupo aastaraamatusse ja kui problemaatiline on seaduse mõttes sõlmida lepinguid inimesega, keda seal raamatus esile tõstetakse.